Tere tulemast tagasi Matamentori kanalile ja täna me lahendame laia matemaatika proovieksamit siis aastaks 2024. Selle eksami tegin siis mina ise, võttes arvesse siis eelnevaid riigieksameid, millised nad on olnud ja mis on riiklikus õppekavas. Ja siin ma olen teile kokku pannud esimese osa siis ehk siis ülesanded 1-7. Kui me võtame lahti matemaatika riigieksami siis avalehe, me näeme, et meil on 7 ülesannet ja aega on 120 minutit ehk 2 tundi. Nii et kui te tahate proovida, kuidas teil tuleks välja, siis võtke endale see 2 tundi, võtke need ülesanded ette ja lahendage. Ja siis pärast vaadake, kuidas siis mina lahendan ja mis need vastused lõpuks on. Et see on siis minu esimene kord, kui ma olen ülesandeid ise teinud siis, aga ma loodan, et teile meeldib. Nad osati võivad olla keerulisemad kui riigieksam, osati kergemad, aga üldtase peaks sama olema. Nii et jah, loodame, et saate hakkama ja vaatame, kuidas teil läheb. Nii, alustame esimese ülesandega. Lihtsustage avaldus. Kirjutame selle uuesti välja. Ja saame siis sellise. Nüüd hakkame vaatama, mis me nende sulgudega teha saame. A-4 alguses ei tundu, et otseselt midagi saab, jätame selle samaks. Siin on selline kaval nipp, mis tuleb lihtsalt ära näha. Mõtle kõikidele sellisele valemitele, mis sa oled näinud. Kõige tihedamini kasutatakse nendes ülesannetes A ruut miinus B ruut võrdub A miinus B, A plus B, või siis jällegi valem A plus B ruudus võrdub A ruut pluss 2AB pluss B ruut. Ja kui nüüd siin päris punnitada, siis me näeme ära, et A plus 4 ruut juur A plus 4, me võime selle kirjutada ka välja kui ruut juur A ruudus pluss 2 korda ruut juur A korda 2 pluss 2 ruudus. See on täpselt sama, mis ruut juur A pluss 2 ruudus. Nii et selle me saame siia ilusti alla kirjutada ruut juur A pluss 2 ruudus. Ja viimane ma tooks lihtsalt siin all A sulgud ette. Me saame, et see on ruut juur A miinus 2. Ja A taanduvad välja. Mis me siin veel näeme? Nüüd võib ära näha, et A miinus 4 saab ka samuti selle valemi järgi välja kirjutada kui ruut juur A miinus 2, ruut juur A pluss 2, korrutada siis A jagatud ruut juur A pluss 2 ruudus, korrutatud 1 jagatud ruut juur A miinus 2. Me näeme, et need taanduvad välja, siit taandub välja. Ja me saamegi, et meil lihtsustatud vastus on A jagatud ruut juur A pluss 2. Ja see on lihtsustamise lõppvastus. Kui me nüüd panime selle siia üles, kas selle avalduse väärtus saab olla 1? Paneme siis A jagatud ruut juur A pluss 2 võrdub 1. Siit me saame, et see on A võrdub ruut juur A pluss A. Või siis, kui me kirjutame uuesti edasi, saame, et see on A miinus ruut juur A miinus 2 võrdub 0. Nüüd me tähistame seda kui ruutvõrrandit sellises vormis ja x-iks on meil siis ruut juur A, ehk me saame, et ruut juur A võrdub 1 pluss miinus ruut juur 1 pluss 8 jagatud 2 võrdub 1 pluss miinus 3 jagatud 2. Ehk meil tuleb 2 varianti, kas ruut juur A1 võrdub 4 jagatud 2 on 2 või ruut juur A2 võrdub miinus 1. Aga seda me teame, et ruut juur ei saa olla negatiivne. Nii et meil jääb alles ainult A1 võrdub 2 ja siit me näeme, et kui me võtame mõlemad pooled ruutu, me saame, et A1 võrdub 4. Nii, ja mis siin teha tuleb, et kas see väärtus saab olla 1? A1 peab siis olema 4. Ja nüüd vaatame algvõrrandit. Kui A1 on esimeses sulus 4, siis see läheb 0, seal pole probleemi. Teises suluses samuti see tuleb 4 jagatud millegagi, ei ole probleemi. Aga kolmandas, kui me vaatame, mis see tuleb, siis see oleks 4 jagatud 4 ruut juur 4 miinus 2 korda 4, mis on 4
jagatud 4 korda 2 miinus 4 korda 2 võrdub 4 jagatud nulliga ja me teame, et nulliga ei saa jagada, nii et tõesti ei saa olla 4. Nii, ja nüüd teine ülesanne. Et ülesande teksti võite siit lugeda ja siis laual on 3 täringut, esimesel täringul on 6 külge ja siis silmad 1-6, teisel täringul on 8 külge, silmad 1-8 ja kolmandal täringul on 10 külge ja silmad 1-10. Kõiki täringuid veeretatakse samal ajal. Mis on tõenäosus, et siin ma muidugi mõtlen eelduseks, et kõikide külgede veeretamise tõenäosus on võrdne. Et seda peaks ise ka siin eeldama, kui ei ole teistmoodi mainitud. Ja siis alaülesanne A, täringutel olevate silmade summa on kokku 3. Seda saab teha mitut moodi, aga nüüd ma teen siis soodsate ja kõigi sündmuste jagatise abil. Palju on neid võimalusi üldse kokku, et silmade summa on kokku 3. See on siis, kui esimene täring on 1, teine 1 ja kolmas ka 1. Ainult üks võimalus. Ehk meil soodsaid sündmusi on ainult 1. Kokku on sündmusi, siis esimesel täringul on 6 külge 6 korda, teisel täringul 8 ja kolmandal 10. Saame sellise. Ja me saame, et see on 1 jagatud 480. Ja see ongi esimese alaülesande vastus. Teine alaülesanne. Kõigil 3 täringul on sama silmade arv. Jällegi, mitu võimalust meil kokku on. Et on kas 111, 222, 333, 444, 555, 666. 777 ei ole jällegi võimalik, nii et meil siin piirdume 6-ga ja see on sama 6 jagatud 6 korda 8 korda 10, need võime välja tandada, saame, et see on 1/80. Nii ja kolmas alaülesanne on C. Ja nüüd vähemalt 2 veeretud täringut on suuremad kui 5. Nii, meil on siis 3 täringut. Täring 1 6 küljega, täring 2 8 küljega, täring 3 10 küljega. Siin ma teen nüüd tabeli, kus siis esimene on tõenäosus, et veeretatud summa on suurem kui 5 ja teine kui on väiksem kui 5. Meil on 1/6 on suurem kui 5 ja 5/6 väiksem kui 5. 3/8 suurem kui 5, 5/8 väiksem kui 5, sest et 6, 7 ja 8 on suuremad kui 5 ja siis kõik muud on väiksemad kui 5. Ja viimasel meil on 5/10 ja see on ka 5/10, aga need võrduvad 1/2 siis. Ja nüüd, mis võimalused meil on? Meil on võimalused, et 6 ja 8 on suuremad kui 5. Meil on võimalused, et 6 ja 10 on suuremad kui 5. Meil on võimalus 8 ja 10 on suuremad kui 5. Ja meil on ka võimalus, kui 6 ja 8 ja 10 on suuremad kui 5, sest meil on vähemalt 2 veeretatud täringut. Nii, ja siis hakkamegi tõenäoliselt kirjutama, et see ei ole küll, kõige parem viis seda lahendada, aga minu meelest see on kõige lollikindlam viis. Esimene siis 6 ja 8 on ja 10 ei ole. 1/6 korda 3/8 korda 1/2. Ehk siis see ja see. Pluss 1/6 ehk 6 on, 8 ei ole, ehk siis 5/8 korrutatud jälle 1/2. 10 on alati 1/2, sest et mõlemad on sama tõenäolised. 8 ja 10 on siis 5/6 korda 3/8 korda 1/2. Ja kui kõik on korraga, siis on 1/6 korda 3/8 korda 1/2. Ja nüüd tehke lihtsalt enda kalkulaatoritega see kõik ära. Ja me saame, et tõenäosuseks tuleb 13/48. Ja see on ülesande lõppvastus. Mart ostis endal 7 Matamentori aktsiat alghinnaga 5 eurot. A. Mart prognoosib, et aktsia väärtus tõuseb iga aastaga 2 eurot, kui palju kasumit teenib Mart 10 aastaga. Kui aktsia tõesti tõuseb 2 eurot aastas, et ostis siis 7 aktsiat, 5 eurot tükk. Ja mis on kasum? Siin on mitu erinevat valikut. Üks võimalus on lihtsalt teha, et kui see aktsia tõuseb 2 eurot aastas, siis 10 aastaga see tõuseb 20 eurot. Ja kuna tal oli 7 aktsiat, siis 7 korda 20 võrdub 140 eurot ja kasum on 140 eurot. See on kõige lihtsam viis. Sa võid seda ka teha teistmoodi, kui meil on 5
ja sa kirjutad siia alla aastad. Ja siis palju ta aktsia väärt on, ehk siis 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Ja sa näed jälle, et ta aktsia on väärt näiteks 25 eurot, tal on 7 tükki, 7 korda 25 võrdub 175 eurot ja palju kasum sellest on 175 miinus siis 7 korda 5 ehk 35 võrdub 140 eurot. Teine variant ja muidugi aritmeetiline jada, aga aritmeetilise jadaga tuleb ettevaatlik olla, sest te peate võtma, kui te võtate A1 5 eurot ja teeks siis 2, siis te peate tegelikult leidma 11. jada liikme, sest et muidu te jätate 1 aasta leidmata, sest et A1 on siis nagu aasta 0 ja A2 on siis aasta 1. Ma loodan, et see on loogiline. Sest et kui me vaatame siin jada valemiga, me tahame nüüd leida, n on siis 11 ehk siis 5 pluss 10 korda 2 võrdub 25. Ja nüüd me saame jälle selle, et ta 1 aktsia on väärt 25, aktsia pealt teenis 20 eurot kasumit ja siis korda 7. Nii et olge sellega ettevaatlikud. B siis, et aktsia tõusis tegelikult aga 15% aastas, kui palju kasumit teenis Mart, jällegi siis 10 aastaga. Ja nüüd me teame, et geomeetriline jada väga hea selleks, et jälle kui me võtame, et A1 siis 5 eurot, siis Q on meil 1,15 ja me saamegi, et A11 võrdub geomeetrilise jada valem siis AN võrdub A1 korda QN miinus 1 ja nüüd me peame leidma 11. liikme täpselt sellepärast, et A1 on nagu aasta number 0 ja A11 võrdub siis 5 korrutatud 1,15 aastamil 10 võrdub. Seda peate tegema kalkulaatoriga ja saate, et see on ligikaudu 20,2 eurot, mis tähendab, et kasum sellest on siis 20,2 miinus 5 eurot võrdub siis 15,2 eurot. Ja nüüd me peame korrutama selle 7-ga, et saada teada kogu kasumi, võrdub 106,4 eurot. Mis on ülesande lõppvastus? Ja siin on jälle näha, et Mart teenis esimeses situatsioonis natuke rohkem. Lahenda võrratus siis 3x pluss 7 jagatud x ruut miinus x miinus 6 on suurem või võrdne 2 jagatud x miinus 3. Mis on esimene samm? Viime kõik vasakule poole, nagu alati. Miinus 2 jagatud x miinus 3 suurem 0-st. Nüüd võib läbi korrutada, aga see teeb väga kehvaks selle lahendamise. Palju lihtsam vaata, et x ruut miinus x miinus 6. Kui me võtame selle võrduma 0-ga, siis me saame selle välja kirjutada, et x võrdub 1 pluss miinus. Võib kasutada ka Vieti teoreemi, aga ma teen siin selle pikalt välja. Siis on väiksem võimalus, et teete vigu. Ruutjuur 1 pluss 4 korda 6 on 24. Jagatud 2-ga võrdub 1 pluss miinus 5 jagatud 2-ga ehk x1 võrdub 3, x2 võrdub miinus 2 ja me saame selle välja kirjutada kui sulgudes x miinus 3 ja x pluss 2. Kui te mind ei usu, korrutame läbi, me saame x ruudus pluss 2x miinus 3x miinus 6, ja siit me näeme, et see on täpselt sama, mis alguses. Ja siis, kui me selle nüüd välja kirjutame, siis meil on palju lihtsam edasi minna, sest et me peame seda korrutama ainult läbi x pluss 2-ga
ja me saamegi siit, et 3x pluss 7 miinus 2x miinus 4 jagatud x miinus 3, x pluss 2 on suurem võrdne nullist. Ja siia üles me näeme, et see on 3x miinus 2 on lihtsalt x ja 7 miinus 4 on 3. Nii, ja nüüd tuleb leida need nullkohad. Paneme võrduma, x pluss 3 võrdub 0. Siit me näeme, et x võrdub miinus 3. Ja nüüd on meil x miinus 3, no mis me juba enne leidsime tegelikult nullkohad. Panen see x1 ja siis x2 on miinus 2, x3 on 3. Ja nüüd me joonistame jälle selle joone siia. Märgime enda kohad peale, ehk siis miinus 3, miinus 2, 3. Hakkame tõmbama joont paremalt ülevalt, sest et x-i suurim astmes on positiivne kordaja. Ja nüüd suurem võrdne nulliga. Ta on suurem nullist vahemikust miinus 3 kuni miinus 2 ja samuti 3 kuni lõpmatus. Ja nüüd, kas kaasa arvatud või mitte, ta peab olema võrdne nulliga. Miinus 3, miinus 2, 3, nii. Me teame, et punktis 3 vaatame algvõrrandit, me näeme, et me jagaksime nulliga, ehk 3 ei ole kaasa arvatud. Nüüd on meil ainult miinus 3 ja miinus 2. Miinus 2 samuti vasakpoolses ruutvõrrandi lahendis, ehk samuti pole kaasa arvatud. Ja miinus 3 on kaasa arvatud. Toon uuesti välja. Miks ei sobi meile 3? 3 ei sobi, sest et muidu tekiks siia nulliga jagamine. Miinus 2 ei sobi, sest et meil tekib siin nulliga jagamine. Ehk sobis ainult miinus 3. Ja see on nüüd lõppvastus. Nii, ja 5. ülesanne on antud meile funktsioon. Ma kirjutan y-ga, mulle meeldib nii rohkem. Nii, ja siin ülesandes ma veits kiusan teid, aga tegelikult ta on riiklikus õppekavas, nii et ta võib tulla riigieksamile, vaatasin järgi just seadusest enne selle. Ja me siin uurime siis ala ülesandes B nõgusust. Aga kõigepealt ekstreemumpunktide koordinaadid. Millal on ekstreemumpunkt? On siis, kui y tuletis võrdub nulliga. Võtame siis y tuletise ja see võrdub 3x miinus 12, 3x ruut, miinus 12x pluss 9 võrdub nulliga. Me saame selle kõik 3-ga läbi jagada. X ruut miinus 4x pluss 3 võrdub 0 ja lahendame ruutvõrrandi. X võrdub 4 pluss miinus ruut juur 16 miinus 4 korda 3 on 12 jagatud 2-ga võrdub 4 pluss miinus 2 jagatud 2-ga ehk x1 võrdub 3, x2 võrdub 1. Nüüd me teeme ekstreemumpunktide x-koordinaate, peame välja arvutama ka y-koordinaadid. Ehk y1 võrdub ja nüüd me paneme need punktid originaalvõrrandisse ehk 3 kuubis miinus 6 korda 3 ruudus pluss 9 korda 3 pluss 1 võrdub 1 ja y2 võrdub 1 kuubis miinus 6 korda 1 ruudus pluss 9 korda 1 pluss 1 võrdub 5. Ehk siis ekstreemumpunkti koordinaadid on 3, 1 ja 1, 5. Meil ei ole küsitud, et kas sa pead välja tooma miinimumi ja maksimumi, nii et see piisab, aga on tore alati, kui te toote ka välja miinimumi ja maksimumi. Siin korral teeme jälle selle graafiku. 1, 3. Kordaja on positiivne, läheb siit. Meil on siin kasvamine, kahanemine, kasvamine. Kasvamine üle kahanemiseks on maks. Min. Ja me nüüd teamegi, et punktis, kui x on võrdne 1-ga, on meil makspunkt. Ja siin on min punkt. Ja see on esimene alaülesanne lahendatud. Nii, ja kuidas me leiame nõgususpiirkonna? Nõgusus siis, kui topelttuletis on suurem kui 0. Ja võtame topelttuletise tuletis, siis meil oli juba 3x ruut
miinus 12x pluss 9 ehk topelttuletis meil on siis 6x miinus 12 ja millal siis ta on suurem 6x miinus 12 suurem kui 0, siis kui 6x suurem kui 12 või x suurem kui 2. Teine viis, kuidas seda vaadata, on, kui leida siis käänupunkt võrdub 12, siis kui ta on võrdne 0-ga, x võrdub 2 ja me joonistame enda joone siia jälle ja teeme niimoodi. Ja siis siin on kumeruspiirkond ja siin on nõgususpiirkond. Lõppvastus. Ja leidke funktsiooni gx, mis siis on võrdne kui fx'i tuletisega, puutuja valempunktis x0. Ehk kui ma nüüd siia kirjutan need välja, siis me saame, et see on g. Ma ei pane seda x-i praegu siia ja me saame, et see on g tuletis, kui me niimoodi mõtleme. Ja puutuja valempunktis 0. Me teame, et funktsioonide tuletis punktis x0 võrdub k. Ehk 6x miinus 12 võrdub k ja kui x on 0, siis k võrdub miinus 12. Meil on valem, kus y võrdub kx pluss b. Võtame siis, ehk siis k on miinus 12x ja kui me nüüd panemegi näiteks nulli siia sisse, me saame, et kui x võrdub 0, siis y võrdub 9 ja me saame, et 9 võrdub miinus 12 korda 0 pluss b ehk b võrdub 9. Ja me saame, et y võrdub miinus 12x pluss 9. Ja see on ülesande lõppvastus. Ülesanne 6. Lihtsustage avaldis koosinus ruudus pi kolmandik pluss siinus 2x jagatud 2 tangens x miinus koosinus 2x pluss koosinus ruudus x. Nii, vaatame, mis me siin teha saame. Siinus 2x jagatud 2 tangens x. Siis siinus 2x valem on 2 siinus x koosinus x jagatud 2 tangens x saame välja kirjutada kui siinus x koosinus x. Kahed taanduvad välja, mis me veel näeme, et see on siis siinus x koosinus ruudus x jagatud siinus x. Ehk need taanduvad ka välja, me saame koosinus ruudus x. Ehk meil siis jääks koosinus ruudus pi kolmandikku pluss koosinus ruudus x. Koosinus 2x on siis miinus koosinus ruudus x pluss siinus ruudus x, kui me kasutame valemit. Ja saame, et pluss koosinus ruudus x. Taandume välja. Jällegi, siin on veel üks valem, et koosinus ruudus x pluss siinus. Ma võtan selle siit vahelt ära ja see on parem näha seda. Koosinus ruudus x pluss siinus x. Ma kirjutan selle koosinus ruudus pi kolmandiku pluss koosinus ruudus x pluss siinus ruudus x on 1. Ja nüüd tegelikult me saame kalkulaatoriga arvutada, et mis on koosinus 60 kraadi või pi kolmandiku on 1 kahendik ruudus on 1 neljandik ja me saame, et vastus on 1 neljandik või siis 5 neljandikku. Ja see on lihtsustatud vastus. Alaülesanne B. Lahenda lõigul 0 kuni 2 pi, kaasa arvatud võrrand. Siinus ruudus x minus 3 siinus x pluss 2. Me saame seda võtta kui ruutvõrrandit, kus x võrdub siinus x. Ja ma panen y võrdub siinus x. Ja siis me saame, et y ruudus miinus 3y pluss 2 võrdub 0. Ja me saame, et y võrdub 3 pluss miinus ruutjuur 9 miinus 8 jagatud 2 võrdub 3 pluss miinus 1 jagatud 2. Y1 võrdub 4, Y2 võrdub
1. Ja nüüd me teame, et kui me vaatame siis edasi, siis on sama, et siinus x võrdub 4 või siis siinus x võrdub 1. Me teame, et siinus x on siis 1 ja -1 vahel ehk -4 ta ei saa olla. Me peamegi leidma kõik kohad, kus siinus x võrdub 1. Valem on siis selline. Siinus x võrdub m ja siis x võrdub n me saame, et x võrdub -1 n, arcsiinus 1 on 90 kraadi korda 90 kraadi pluss n korda 180 kraadi. Kui n on meil 0, siis x võrdub 90 kraadi. Jah, see on vahemikus ehk n võrdub 0, x võrdub 90 kraadi. Kui n võrdub 1, siis x võrdub samuti 90 kraadi, n võrdub meil 2, siis on 90 pluss 360, x võrdub 450 kraadi. Ehk meil on ainult üks vastus, x võrdub 90 kraadi. Ja seda saate teada ka, kui te joonistaksite graafiku. Siin on kiirelt tehtud ja me näeme, et siin tipus on ta ainult ühe korra ja ta on täpselt siis poole peal, kui siis x võrdubki 90 kraadi. Ja see on ülesande vastus. Meil on antud kolmnurk ABC, mille küljed A ja C on vastavalt 100 ja 150 meetrit. Nurk ABC on 30 kraadi. Arvuta kolmnurga ümbermõõtja pindala. Ma teen siia mingi suvalise kolmnurga. Ja võtame, et see on B, A, C, BC on 150, see on 100 ja nurk siin vahel on 30 kraadi. Arvuta kolmnurga ümbermõõtja pindala ja selle jaoks me peame leidma siis külje AC ja pindala, saab arvutada erinevaid moodi. Külje AC võime leida, et AC ruut võrdub AB ruut pluss BC ruut miinus 2 korda AB korda BC korda koosinus 30 kraadi. Ehk see on lihtsalt koosinus teoreemi kasutamise ülesanne. Saame, et see on 100 ruudus pluss 150 ruudus miinus 2 korda 100 korda 150 koosinus 30 kraadi on ruutjuur 3 jagatud 2 ja arvutame, mis see teeb. See on ligikaudu 80,7 meetrit. Ja ümbermõõt nüüd ongi väga lihtne arvutada. Võrdub 100 pluss 150 pluss 80,7 võrdub 330,7 meetrit. Ma kirjutan sellega siia peale, siis ma saan asjad ära kustutada. Ja kolmnurga pindala, meil on selline tore valem, mis lihtsustab, siin te võite veel teisi kolmnurkasid leida ja arvutada nii. Meil on valem, kus AB korda BC korda siinus 30 kraadi jagatud 2. Mis see teeb jälle? 100 korda 150 korda siinus 30 võrdub jagatud 2 3750 ruutmeetrit. Need on meil nüüd lahendatud. Tipust C joonistati lõik CD, kus D asub külje AB keskpunktis. Kuskile siia tehti D. Niimoodi.
nii, ja kuidas leida nurk CD? Ma kasutaks jälle koossinus-teoreemi, kõige lihtsam, sest et me teame, siia tekib meil umbes siuke kolmnurk, B, D, C, see on ikka 30, see nüüd on 50, sest et jagasime külje pooleks ja siin on 150. See on tegelikult, lõik CD on tegelikult kolmnurga mediaan. Ja arvutame koossinus-teoreemiga ehk DC ruut võrdub BD ruut pluss BC ruut miinus 2 BD BC koossinus 30 võrdub 50 ruut pluss 150 ruut miinus 2 korda 50 korda 150 korda ruut juurde 3 kahendik võrdub, see võrdub, ja siis me teame, et DC võrdub 109,6. Aitäh, et vaatasite Matemamenturi videot, ma loodan, et teile meeldis. Kindlasti jätke enda tagasiside kommentaaridesse, kuna see on suht uus asi minu jaoks, siis ma ei ole veel ekspert selles ja ootan, et ja teie tagasiside on kindlasti mulle abiks. Kui teil on, kui te märkate, et midagi on valesti, siis jätke kommentaaridesse ja kindlasti vaadake ka video kirjeldust, sest et kui mingeid vigu on keegi leidnud, siis ma lisan need kindlasti pärast sinna, sest videot muuta ma ei saa. Aga sellega aitäh, et vaatasite Matemamenturi videot ja olge mõnusad, ära stressa.